mida ma praegu teen, see nagu on selline ilma hariduseta inseneritöö. Ja siis ma ehitasingi selle oma esimest drooni ja siis oli väga terrifying case oli nagu näha, et ma mingi heitisin neid droone vastu. Siis need basseini nuudlite pärast droon kukkuski vette. Nagu iga selle crashiga on nagu uus õppetund. Tšau, mina olen Kristina. Ja mina olen Laura. Ja siin podcastis me räägime tööst, aga mitte sellest tööst, mida inimesed teevad selle jaoks, et ainult palka saada, vaid sellest tööst, mida nad päriselt teha tahavad. Ja need inimesed ongi karjäärimudijad, sest nad mudivad oma tööteekonda nii, et teha seda, mida armastavad. Ja tänases episoodis on meil külas droonipiloot, kes muuhulgas on ka meie armas kolleeg. Tšau, Henri! Tšau! Ja tänase episoodi energia aitab lakke viia Vitamin Well. Ja selle tulise energiaga me alustamegi. Ja alustame töövestlusega, nii et ma küsin sult küsimused ja sina vasta. Nii, kuidas teenisid oma esimese palga? Esimese palga... Ma arvan, et siukses kohas nagu Vembutembumaa. Ehk siis, kuna ma olen ise Sakust pärit, nagu kõik teie külalised siit, siis lähim selline koht noorele töötamiseks või esimese töö tegemiseks oligi Vembutembumaa ja seal ma olin siis basseinivalvur, et Baywatch. Ja. Wow. Ja kelleks sa siis väiksena saada tahtsid? Droonipiloodiks või tahtsid hoopis lennukipiloodiks saada? Kusjuures mitte. Ma ise mäletan, et ma vist tahtsin tuletõrjujaks saada. Et nagu Andres Puusepp siin enne. Nii, mis on sinu tugevaim iseloomu omadus? Ma arvan, et tugevam iseloomu omadus on see, et kui mulle midagi väga meeldib teha, siis ma olen nagu, ma pühendun sellele nii palju. Et just selle droonindusega ma nagu tunnen seda väge, et mul on nagu 2 aastat sellega tegelenud ja siiamaani on täpselt selline tunne nagu... Alles alustaksid? Jah, alles alustaksin, et ikka on sama nii-öelda see... Elevus sees, jah, täpselt. Aga mis on sinu supervõime? Lennata nagu lind, ma arvan. No sinult vist on hea seda küsida, millist tööd teeksid tasuta? Ma arvan, et ma teeksin tasuta drooni lennutamist, seepärast, et ma lihtsalt armastan lennutada drooni ja monteerida ja muud, aga kuna minu elus on selline inimene nagu Jaan, siis, kes on siis Skygami nii-öelda omanik ja ülemus ja minu otsene ülemus siis, et tema ikka tuletab meelde, et tuleb rahaga teenida sellega, et ei saa niimoodi tasuta teha kogu aeg. Ja ma just tahtsin öelda, et sa ikka natuke valetad sellega. Kui ma olen siin drooniga kutsunud filmima mingeid enda asju, siis sul on alati mingi 50 erinevat vabandust. Sul ei ole drooni, sul ei ole aega. Nii et oled õppinud raha küsima. Ei no enda eest peab ikka seisma. Aga kui sa praegu ei tegeleks siis sellise videomaailmaga, mis sa teeksid? Ma ei kujutakski ette. Nagu... Ma arvan, et midagi sellist, no ikka, mulle meeldib väiksest peale juba nokitseda ja muud sükest, et arvatavasti mingi selline töö, mis nõuab nagu käelist tegevust, näiteks mingi, ma ei tea, mingi mehaanik või inseneri jaoks ma olen liiga halb nagu matemaatikas, aga mida ma praegu teen, see nagu on selline ilma hariduseta inseneritöö. Et ma ei tea, ma nagu olen ise nagu läbi YouTube'i ja Google'i ja läbi interneti õppinud nagu seda kõike. Ja jõuame ikkagi selle guugeldamise oskuseni, et see on ikka et see on nagu väga oluline. See on jah, ma arvan, üks mu supervõimeid, et ma oskan guugeldada hästi. No aga sa ütlesid, et sa tahtsid väiksena saada tuletõrjujaks, mis sellest unistusest siis sai? Või üldse, kas see unistus oli sul lasteaias või ka kooli ajal? Ma arvan, et see oli lihtsalt siuke asi, mida kõik väiksed poisid ütlevad ja nagu küsitakse, aga nagu ma otseselt ei mäleta, et ma väga nagu mingit tööd nagu tahtsin teha. Nagu, üldse ei tahtnud. Nagu, see on täpselt siuke vastus, et okei, nagu, et ma lihtsalt võib-olla ei mäleta või nagu, ma ei tea. Aga kui sa juba näiteks gümnaasiumis olid või mis mõtted sul seal olid? Millal sa alustasid siukse videomaailmaga? Ma ise käisin Saku gümnaasiumis, siis seal oli meil selline tore kirjandusõpetaja, kes andis meile võimaluse siis nagu raamatu teate kui raamatu vastamised, eks ju.
et andis selle nii-öelda töö tegemise kõrvalt andis võimaluse teha nagu mingi video sellest raamatust nagu põhimõtteliselt nagu näidend. Ja siis seal mind lihtsalt lükati mingisse nagu, et filmi monteeri ja siis ma nagu lihtsalt avastasingi enda jaoks selle, et kuule see monteerimine ja videote tegemine on nagu päris äge ja kõik see filmimine ja muu. Et sealt nagu ma tundsin, et tekkiski see pisik ja siis ma olin ise mingi 3 aastat mäletan, nagu ekstreemspordiga tegelenud, et nagu rulaga. Ja siis ma hakkasingi nagu oma sõpru filmima nagu, ja sealt õppisin nagu monteerima ja. Nii et kooliajast alguse saanud Kooliajast, täitsa. Et see oli vist 8. või 7. klass. Aga sul oli kooliajal ka üks ettevõte. Jah. Nii, räägi sellest natuke, mis see oli ja mis sellest saanud siis on? See jutt vist käib ühest sükest ettevõttest nagu Jätsu OÜ. Ehk siis kuna mu kaksikõel oli, kes käis siis 21. koolis siin Tallinnas, tal oli vaja teha üks õpilasfirma ja siis mina oskasin nagu natuke disainida ja videosid teha ja oli reklaame teinud, siis võeti mind sinna nii-öelda reklaami juhiks nii-öelda ja kuna ma olen ise pärit nagu sealt Saku lähedalt ühest talust ja siis mu vanematel on kitsed ja nendelt siis jäi hästi palju sellist piima üle ja siis mu õel tuli selline idee, et hakkaks tegema kitsepiimast jäätist ja siis sellest sai nagu siis õpilasfirma ja me ei osanud nagu üldse nagu jäätist teha siis me hea algus. Jah, et mõtlesime, et kuidas nagu kes sul on see piim ja siis sul on mingid marjad või mahlad või et kuidas sa sellest nagu jäätise kokku teed. Ja siis me kirjutasimegi alguses minust Tehnikaülikooli, siis me kirjutasime Maaülikooli ja siis sealt lõpuks vastati, et meil siin Tartus on üks labor, kus siis õpilased või tudengid õpivad igasuguste piimatoodete tegemist, näiteks nagu jäätis ja mingi jogurtid, muud siuksed. Ja siis võtsimegi nendega ühendust ja siis nad tulid meile vastu ja siis me käisimegi, ma arvan, et mingi kord või 2 nädalas või käisime siis õppimas seda tegemist ja seal nad olid hästi abivalmid ja kuna Tartusse sõitmine läks nii kalliks maksma, siis kirjutasime Lux Expressile, et davai, me anname teile kasti jäätist kord kuus ja siis te lasete meil bussiga sõita. Ja siis me saimegi mingi aasta otsa sõita tasuta Lux Expressiga nagu üle Eesti lihtsalt, et hariduslikel eesmärkidel siis. Et sõitsime ja õppisime tegema jäätist ja siis sealt see arenes, et käisime õpilasfirmade või Eesti õpilasfirmade konkursil, kus valitakse parimat. Ja seal me minust saime mingi 3. koha või midagi siukest. Ja miks see siis katkes, miks sa ei ole praegu jäätise firma üks reklaamijuht? Üks põhjus on kindlasti see nagu see koroona siin, et põhimüük käis siis meil laatadel, et me kunagi poodidesse ei jõudnud sellepärast, et Eestis on see reegel, et kas on siis nagu tunnustatud köök või siis on teavitatud köök ja tunnustatud köögil on väga suured nõuded ja see nõuaks väga suurt nagu väljaminekut ja muud siukest, et saada nagu poodidesse ja siis me jäime nagu laatade juurde, aga praegu neid ei ole ja üldiselt praegu siis tegelevad selle jäätisega mu õde, ta kutt ja mu ema, et see on nagu selliseks pereettevõtteks läinud. Ja. Aga kas sa siis reklaamijuhina said mingeid vägevaid videosi ka sellele teha või? No üldiselt ma tegin nagu mingi sotsiaalmeedia jaoks lihtsalt mingit animatsiooni ja muud siukest, aga rohkem ma õppisin igasuguseid nagu disainiprogramme tegema või disainiprogramme kasutama ja et see väga nagu arendas seda, nagu plakatid igasugu, pakendid. Aga siit saabki võib-olla edasi minna hariduse juurde, et kas sa oled ilmselt kõik nagu ise õppinud? Ma ei kujuta ette nagu kust alustada, et okei, õpin nüüd selgeks, video on üks asi, aga droon ja kõik programmid, et kuidas see toimis? Kuidas sa droonini võib-olla konkreetselt jõudsid?
jah, see on jah läbi selle video. Aga üldiselt 10 ajal ma olingi sihuke vend, kes ei viitsinud üldse nagu õppida, et ma lihtsalt nagu tulingi koju. No paljud noored poisid nagu muidugi läksid nagu hakkasid mängima mingi arvutimänge ja muud sükest, aga ma võtsin kohe montaažiprogrammi lahti ja hakkasin seal katsetama muid sükseid asju, et see oli sinu arvutimäng? jaa, mul siiamaani otseselt ei meeldi nagu, ma ei saa eriti aru sellest nagu gamingust, seepärast et nagu mulle nagu minu jaoks on arvuti nagu selle jaoks, et videosid kokku panna ja muud sükest, no loominguline olla, vaata. Et jah, 10 ajal mina koduste tööde asemel siis õppisin õhtuti videosid tegema, et napilt seal lõpetasin ja shoutout ema, kes seda kannatas lihtsalt, et aga ma arvan, et ma olen viimaste aastatega ta isegi nagu uhkeks teinud, et ta enam ei arva, et ma olen selline lootusetu. Läbi kukkunud mingi. Sa oled ju ikkagi piloot. Aga droonini, kuidas sa siis nagu, kus sa selle said? Kusjuures jah, alguses, kui ma nagu videoga tegelema hakkasin, no siis minust väga nagu droone ei olnud. Aga siis need tekkisid ja siis ma kogu aeg vaatasin nagu, et nagu kogu aeg ühed samad kaadrid mingi metsa kohal niimoodi, eks ju, no sorry Jaan, aga nagu kuidagi igav tundus ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka elu sees drooni lennutama, et vaatasin ka mingi paar nädalat tagasi oma vana Facebooki joont, seal oli mingi üks postitus, et mingi, et droon ei ole mingi, kui sa ostad drooni, sa ei ole mingi parem filmmaker või mida sükest, et nagu ma sain aru, et okei, see oli nagu näha, et ma mingi heitisin neid droone, et nagu ma ei tea, ma ei kujutanud ennast üldse ette nagu selle nii-öelda droonipiloodina või muud sükest, aga siis kuidas ma jõudsin selle juurde oli see, et ma käisin kaitseväes ja seal olid ikka nagu õhtud süksid igavad ja siis ma kogu aeg vaatasin YouTube'i ja siis ma sattusin nagu mingi sükse video peale, kus üks vend oli filminud drooniga mingit downhill bikerit või nagu downhill ratturit ja mõtlesin nagu, et kuidas ta lendab nagu nii nagu puude vahel ja nagu see on nii nagu mind-blowing ja nii äge ja nagu siis mõtlesin, et okei, nagu, et kui tema sellega nagu filmib, et nagu ekstreemsporti, et no mina olin ka nagu ekstreemspordi filmija taustaga ja siis mõtlesin, okei, see oleks nagu üliäge asi, mida nagu osata. Ja siis ma hakkasin nagu seda uurima ja siis oli mingi aastane paus ja siis mul tuli jälle meelde seepärast, et mu üks hea sõber Alvar, ta kunagi rääkis mulle, et ta tahab sükse asjaga tegeleda nagu drone racing, nagu ongi, et väravad püsti ja siis droonid nagu lendavad seal vahel ja siis mõtlesin, et okei, see on päris äge, vaata. Ja siis ma nagu seostasingi need, et okei, ta räägib nagu sellest asjast, et see ongi nagu see droon, et sa saad üli lähedale asjadele minna ja hästi kiirelt lennata. Siis ma hakkasin nagu uurima, ostsin oma esimese puldi ja siis hakkasin nagu simulaatoril harjutama. Et ühendadki nagu arvutiga ja siis ostad sealt Steamist mingi mängu ja siis saadki nagu harjutada ja siis ma minust harjutasin mingi kokku 4 kuud ja siis hakkas nagu hullult meeldima ja siis mõtlesin, et okei, võiks nagu selle drooni ehitada. Ja siis ma ehitasingi selle oma esimest drooni ja siis oli väga terrifying nagu... Ehitasid? Ehitasin, jah. Et see on nagu, ma ütleks, et minusugusele inimesele on see nagu perfektne asi. Seepärast, et see nagu hõlmab endas nagu seda loomingulist nagu seda video poolt ja siis seda tehnilist, kus sa pead nagu õppima ise nagu jootma mingit basic elektroonikat, nagu pead õppima programmeerimist, nagu kuidas sa nagu drooni nagu lendama paned. Ja kõik, no kindlasti nagu mingi füüsika ka, et sa ei saa nagu, et näiteks kõige parem näide, käisin ükskord taevaskojas filmimas, mõtlesin, et okei, vaata, lähen vee kohale lendama. Ja siis mõtlesin, et okei, paneks need basseini, need nuudlid, vaata. Et kleebiks need sinna drooni alla, vaata. Ja siis nagu, kui midagi halvasti läheb, siis ta jääb lihtsalt ulpima, eks ju. Aga nagu, ma ütlesin mõelnud selle peale, et kui ma need sinna alla kleebin nagu propellerit alla, et okei, ma blokin ju selle nagu õhu ära, vaata. Et ta nagu ei õhki lähe mitte kuskile. Siis ma hakkasingi lendama ja siis nende basseini nuudlite pärast see droon kukkuski vette. Nagu... Aga püsis siis vee peal või? Ja püsis jah, vaata, aga nagu... See nagu õpidki nagu läbi elad selle ja õpid, noh, see on puhas füüsika, vaata, kes mõtle selle peale.
et kuulajad aru saaks, siis me ei räägi täna inimesega, kes on endal kuskilt ostnud mingi drooni ja teeb metsavideosid, et ilmselt siin, kes vaatavad videoversioonis YouTube'is, saavad siin episoodi ajal ka näha igast põnevaid ägedaid kaadreid, mis Henri teinud on, nii et tasub kuulata ja motivatsiooni koguda, et kellel droonid olemas on, sellega saab teha väga palju põnevaid asju. Aga kuidas sa sinna Skygami jõudsid? Võib öelda vist, et see on, ma arvan, Eesti nagu ikkagi kõige kõvem ettevõte, kus neid droonikaadreid endale siis nii-öelda osta saab. Jah, Skygam on kõva ettevõte, tõesti, et nad on, või noh, selle Skygami taga on siuke inimene nagu Jaan Kronberg, et ta on nagu, ta ise kunagi oli nagu Skype'is ja siis pani ameti maha ja siis alustaski nii-öelda oma drooniettevõttega, et te võiksite temaga kunagi kutsuda siia podcast'i, et ta on ka väga inspireeriv, et nagu tegelikult see on nii riski business, et nagu lihtsalt panna mingi ülihea töökoht maha ja siis hakata nagu drooniga tegelema, aga ta on jah, drooni community siuke legendaarne vend ja väga suur eeskuju mulle. Aga mis see küsimus oli? Kuidas sa sinna jõudsid tema? Okay. Ei, põhimõtteliselt oligi niimoodi, et kui ma oma esimese drooni ehitasin, siis ma lennutasin seda mingi 2 kuud, nagu harjusin sellega. Siis mul oli kogu aeg siuke videoidee, et isegi ma joonistasin selle lahti nagu, et minna mingil udusel hommikul Viru rappa ja filmida niimoodi, et võtta seda kuldset, seda päiksevalgust, udu ja siis lennata hästi madalal vee kohal ja siis lõpus läbi torni, vaata, et siis nagu saab inimene aru, et okei, vaata, see ei ole see tavaline basic drooni video, vaata. Ja siis ma läksin, tegin selle ära ja siis ma saatsin selle, ja siis sellel hetkel minust Skygam tegigi ühe videokonkursi, kuhu ma siis oma selle video saatsin ja ma võitsin selle konkursi, sain ägeda mütsi ja kruusi ja samuti nagu tööpakkumise või nagu koostööpakkumise, et kui on vaja näiteks mingi see droon, millega me nimetame selle Raceriks. Ja siis, et kui on vaja Raceriga siis filmida, et siis võetakse nagu minuga ühendust. Ja sealt meie kooselu siis Skygamiga alguses sai. Ja aga millised on näiteks seal siis sinu sellised põnevamad tööotsad või sa oled ikka natuke meile maininud oma õnnestumisi ja õnnetusi. Laseme tal praegu energialaksu nüüd ära saada. Vitamin veel siis ikkagi. Jah, väga hea. Nii, saad nüüd vastata küsimusele. Mis küsimus? Et sa oled meile maininud oma põnevaid selliseid õnnestumisi ja õnnetusi. Räägi natuke neist ka. Ma arvan, et minu jaoks need kõige suuremad õnnestumised ongi need, et kui mingi iidol või inimene või ettevõte võtab sinuga ühendust, et ma poleks elu sees nagu ette kujutanud mingi paar aastat tagasi, et ma nagu selliste inimestega koostööd teen. Et eriti nagu mingi Ott Tänak ja vanaisa ja ma ei tea. Vanaisa siis nagu see... Vanaisa nagu... Täpsustada natuke sinu või minu või tema või... Ei, et ta on üks tuntud nagu ekstreemspordi fotograaf ja direktor. Võhik siis rääkis praegu, äge palun heitige, kes kuulavad ja teavad. Aga Ott Tänak, kuidas see siis välja nägi, et sa siis jälitasid teda ja sa ka seal ju kukkusid selle drooniga? Droon kukkus jah, et läksin natuke liiga uljaks ja lähedale ja siis ei jõudnud jälgi. Tänakule ei meeldinud vaata, kui temast nagu kiiremini sõidetakse, teate küll vaata. Ja siis sain kiviga otse propellerisse ja õnneks raja keskele ei maandnud, aga kuskile võssi. Aga selles suhtes ägeda klipi sai ja ma vaatasin üks päev, et sellel on minust üle 500,000 vaatamise juba ja WRC leht jagas ka seda. Et see oli jah väga suur nagu õppetund minu jaoks, et ma nüüd aus olen, siis ma väga ei ole rahul selle klipiga, et oleks võinud nagu paremini, aga seal oli jah see, et mingi ülipikk ooteaeg ja siis mingi hull närv sees, et seal ongi see, et sul on nagu iga sõitjaga on nagu, vaata ta on 2 katset, kus ta oli seal nagu staadioni peal või no see ringraja peal
ja siis oligi niimoodi, et hull närv on sees ja siis sa oled seal külmas ülipikalt nagu passinud, et millal ta tuleb, vaatasid nagu metsa nurga tagant. Ja siis näpud olid jumala kanged ja siis mingi hull närv ja see oli õudne. Ja siis see on jah väga suur õppetund, et eriti nagu autode jälitamise osas, et Otti ei tasu jälitada. ei nagu tasub ikka, aga lihtsalt see tehnika ja kuidas sa lendad, nagu see oli väga suur nagu õppetund. Et ma mäletan, et sellel samal õhtul, kus ma siis, või nagu see sama päev, kus me filmisime seda Otti, siis ma samal õhtul sain Jaaniga kokku ja siis me analüüsisime minust mingi 4 tundi seda materjali, et mida oleks võinud nagu paremini teha ja halvemini ja siis see on jah, et väga suur õppetund oli see. No ma isegi tean, et sul on ju seal kuskil rabas või metsas jäi puu otsa kinni ja siis sa läksid nagu päästma ja siis jäi see teine ka ja siis need jäid sinna piiksuma. Või see on ka mingi underground mingi informatsioon, et ei tohi kõva häälega siin rääkida praegu. Kelle droon seal puu otsas on ja kus lähme järgi? Ei, seda ma ei ütle. Aga saime need õnneks kätte, et seal sai jah normid vibutatud neid puid. Kui tihti siis tegelikult, kui sa mõtled näiteks mingi... See oli jah ainuke kord, kus mul on jäänud puu otsa see kinni nagu, mõtlesin mingi, kuidas inimestel nüüd jäävad nagu need puu otsa kinni. Aga peale sellest, nagu iga selle crashiga on nagu uus õppetund, vaata. Näiteks nüüd on see teema, et ma tegin kõik oma droonid ümber niimoodi, et neil käiksid propellerid teistpidi. Nagu, sest et kui sa nagu, enne oli niimoodi, et kui ma lendasin puu sisse, siis ta minu okstesse, siis ta nagu tõmbas ennast sinna kinni, vaata. Ja siis ta jäigi kinni, aga nüüd on niimoodi, et arutab ise lahti ennast. Kui ma lendan nagu vastu oksi, siis ta lihtsalt lööb ennast minema, vaata. Et ta nagu oleneb, mis pidi see propellerid nagu pöörlevad. Aga miks sa ei osta endal drooni? Miks sa ei teed ise neid? See on sellepärast, et noh, kuni eelmise nädalani seda põhimõtteliselt ei olnud nagu ainus viis oligi niimoodi, et sa nagu õpid ise nagu jootma, mingi komponente valima, mingi programmeerima, muud sükest. Polnud mingit muud varianti, kuni tuli siis see nagu DJI see FPV droon välja eelmine nädal. Et nüüd on põhimõtteliselt see, et sa lähed, mina ei tea kuskile drone.ee-sse või Photopointi ja ostad endale selle drooni ja hakkad lendama. Aga minust ikka see õige viis on nagu minna seda rasket teed, et õppida, et kuidas nagu lennata, kuidas ehitada, kuidas parandada. Seepärast, et crashid on nagu tulevad. Nagu see on täiesti tavaline, et mingi nagu lähed lendama ja sul on vähemalt mingi 2-3 crashi. Et need peab oskama parandada. Ja need droonid on nagu ehitatud nagu, või need drooniraamid on siis karbonist ja titaanist ja mingi terasest, et need nagu kannatavad ikka nagu laksu, aga jah, see DJI drooniga on see, et on siuke habras ja et selles suhtes, et tasuks osata nagu neid parandada, muidu läheb lihtsalt nii kalliks see asi. Aga sa rääkisid juba Oti filmimisest, aga mis sul veel on olnud sellised kõige meeldejäävamad tööd? Ma arvan, et kõige meeldejäävam töö on meiega siin. Praegune hetk. Et ma arvan, et kõige meeldejäävam droonitöö oli see, kui ma esimest korda lennutasin nagu nii-öelda korralikul nagu suurel setil. Ehk siis filmisime A-Cube Agency'ga Villem Trillemi Sum muusikavideot. Et see on siiamaani üks mu lemmikuid nii-öelda enda töödest. Et seal tõesti sai nagu tunda seda seti dünaamikat, et mul polnud kunagi seda kogemust, et millal peab olema valmis ja nagu no seal ongi see teema, et droonipiloot alati tuleb viimasena, vaata, et üldiselt on jah see suhtumine, et nagu nad filmivad oma põhitegevuse selle nagu suure kaameraga ära ja siis mingi, davai, see droonipiloot lenda oma need paar kaadrit, vaata. Et sa peadki olema nagu kohe valmis. Et ja ma mäletan, filmisime suvel sükest muusikavideot nagu Maakas, ka Saku poiste poolt, Max ja Eerik. Yeah. Et seal oli ka minust siuke teema, et mul oli esimene lend vaja teha ja siis ma lähen
Juri, siis on see direktor, jumal kõva vend. Ja siis ta ütleb, et davai, 2 minutit ja siis me hakkame filmima. Ja siis ma ei olnud veel drooni testinud, kas ta nagu actually töötab. Ma nagu eelmisel õhtul nagu proovisin nagu laua peal, nagu kõik töötas väga hästi, vaata. Aga see oli transpordi käigus minust mingi üks juhe natuke katki läinud või midagi sükest. Ja siis panen ta sinna lauta maha, vaata. Ja siis panen nagu drooni tööle ja siis nagu ta ei hakka. Propellerid mitte midagi teevad, et nagu 0 piiksu ega mitte midagi. Ja siis olingi, et inspekteerin seda, vaatasin, okei, see on juhe lahti, siis ütlesin Juri, ta või anna 5 minti. Ja siis läksin kuskile minust mingi enda autokapotil mingi parandasingi ära selle drooni ruttu ja siis sain õnneks lendama ja see oli suht äge video. Vaata, oleks ostnud drooni, ei oleks osanud võib-olla parandada nii ruttu. Aga Mart, ostetud droon võib-olla nii niimoodi ei lähe. Ja, ta on nagu suht siuke nagu see on kõik juhtmed, vaata, et need võivad ikka minna. Ta ikkagi päris sellistes populaarsetes asjades ju lööd juba kaasa, kui sa ütledki see Maakas, Villem Trillem. Nublu. Ja Nublu ma lendasin tavalist drooni, et seal oli üks teine. Aga droonid on ka nagu erinevad põhimõtteliselt nagu automargid või? Et ongi mingid eriliiki droonid või? Üldiselt on see DJI, vaata. Eesti keeles siis nagu maakeeli. Kas ta on mingi... Ta ongi see põhidroonifirma nagu, mida kõik lennutavad. Okay. Ja siis on nagu teised. Ja siis on ise ehitatud droonid. Nagu. Aga muidu, kui sa ütled, et nagu kui on tavaline droon, mis see on? Ja. Tavaline droon on see, millega neid igaveid metsavideosid saab teha. Et sorry, Jaan jälle. Ja siis see, midagi sina lendad, on see, millega neid ägedaid igalt poolt ülevalt alt keskelt läbi. Ei tavadrooniga ka võimalik nagu ägedaid stuffi teha, aga jah, see nagu ma alati ütlen, et iga töö jaoks on nagu oma tööriist. Et näiteks mul on ka nagu eraldi 3 erinevat drooni. Üks on siuke, mida näiteks lennutan ümber inimeste, nagu ümber soft targetite. Mingid kallid autod, mida võib ära kriipida ja muud sükest, eks ju. Et tal on siuksed nagu propelleri kaitsmed, ta on pisik, aga ta on hästi palju. Ja siis see tavaline racer droon, mis on siis see kiire ja lendab kuni 180 km tunnis ja paneb Ott Tänakust mööda ja muud sükest. Et iga asja jaoks on oma nagu masin. Kuule, aga kas sa oled pahandustesse ka sattunud drooni lennutamise eest, et ma ei tea, on ju, et ei tohi lennutada mingis piirkonnas või mingid load peavad? Ei, mina pole, ses suhtes, et ma kohe algusest peale nagu uurisin täiega selle kohta, et ikka kõik load oleksid ja käisin mingi koolitustel ja muud sükest. Just sellest aastast ma pean minema mingi droonikursustele ja siis mingi ametnik peab mu kõrval olema ja siis vaatab, kas ma oskan ikka drooni lennutada. See on mingi uued Euroopa reeglid, vaata. Et ma olen üldiselt nagu, ma olen ainult lennad nagu legaalselt, et ma sükest illegaalset stuffi nagu... Lennuluba ja nagu päris piloodi. Ja muidugi, lennuluba peab olema, et kindlasti. Et ma ei saa sellega riskida, et mulle tuleb näiteks mingi, satun kuskile blacklisti ja lihtsalt ma ei saa selle... ma riskin põhimõtteliselt enda töö ja muu süksega. Ma mõtlesin, ma teen nalja lennuloaga, aga vist ongi. See on jah, tegelikult väga tõsine asi nagu, et näiteks kõige keerulisem koht, kus Eestis lennuluba saada on näiteks see Skywheel of Tallinn. Sest see on täpselt lennujaama kõrval ja ta on nagu ülikõrge, vaata. Et seal me saimegi niimoodi, et just see koroona nagu just oli, see esimene laine oli nagu täistuuridel ja siis me... Siis kui kõik seisis niikuinii. Ja Skygam on omad joped seal lennuametis ja lennujaamas, et seal me saime selle loa ja... Kuhu ma oma selle jutuga tahtsin alguses jõuda, oli see, et sa oled nagu nii palju ägedaid ja tegelikult nagu tuntud asju teinud, et kas sa vahel kuidagi tunned ka seda, et sa ei saa võib-olla piisavalt seda mingit tähelepanu sealt, et sa tahad, et inimesed rohkem teaks, et sa ka tegid seal või kuidagi, et nagu ikka vaata... et on Nublu muusikavideo on ju, aga... Ja režissööri alati mainitakse, aga kõik need muud vennad jäävad sinna nagu tahaplaanile. Kas sa naudid seda, et su töö tegelikult tihti võib-olla on selline kõigile võib-olla esimese asjana meelde jääv, aga tegelikult, et
seda tausta, kes seda tegi, kui palju vaeva sinna läks, seda ei teata nii palju. mulle Mart loeb rohkem see, et kuidas ma nagu setil jään nagu noh, teistele professionaalidele nagu silma. Et see loeb mulle palju rohkem, et ma jätaks setil nagu professionaalse mulje. Ja see on nagu, noh, see on ka äge vaata, kui nagu tööd tunnustatakse. Et jah. Ja sealt ju ka tulevad järgmised tööd, Jah, et eks see vist on selline tutvuste mäng on ju, et paljud tööd tulevad niimoodi. Aga sa enne mainisid ka, et oma eeskujusid, aga kes sul veel sellised suuremad eeskujud on või üldse, mis sind inspireerib? Mart, no Eestist, mul on kõige suurem eeskuju Papa Jaan, et ta on jah mulle nii palju õpetanud. Nagu et just ja läbi tema ma olen nii palju uusi kogemusi saanud. Nagu suurtel setidel lennutanud ja kuidas raha teenida drooniga. Ei pea tasuta. Ja siis noh, välismaalt Mart mu kõige suurem eeskuju on siuke vend nagu Johnny Durst, kelle nii-öelda artisti nimi, see on Plaster. Et tema oli selle video autor ka vaata, kes no see mountain bike'i video vaata, mida ma enne mainisin. Et ta on väga suur eeskuju. Aga unistuste töö, mida sa tahaksid või keda sa tahaksid filmida, et siis sa saad teha nagu mingi no, suure juba risti. filmitud ja sealt edasi veel. Mart mingi suure artisti muusikavideot. Mart Eestist kindlasti mingi Tommy Cash. See oleks ülikõva. See oleks nagu väga kõva. Ja Tommy. No Andres Kõpperi ja vist oli nüüd muusikaauhindade galale ju tegid ka klipi. Jah, et viimane siuke suurem projekt oligi Eesti muusikaauhinnad. Et seal ma sain filmida siis Pitsat, siis Andres Kõpperit ja Terminaatorit. Noh, kõik vägevad nimed ju. Need Päris Tommy on ainult üks samm edasi veel. Aga kas sul on midagi katsetamata ka, mida sa nagu tahaksid, noh, situatsiooni mõttes filmida, aga mis tundub nagu väga siuke riskantne? Jah, ohtlik. Ma arvan, et noh, ma olen sellest nii kaua unistanud, aga täpselt siis nagu tuli see nii-öelda koroona peale ja muu sükest. Et noh, ma oleks saanud esimesel oma lennuaastal minna kuskile välismaale mägedesse lendama. Nagu, aga siis mul oli ilmselt oskusi nagu liiga vähe ja tehnika ka päris ei olnud siuke nagu noh, kaugele lendamiseks sobilik. Aga jah, siis tuli see koroona peale, siis sain terve reisida ja nagu ma arvan, esimene asi, mida ma nagu tahaks teha, kui see asi läbi saab, siis minna kuskile Norra või noh, Prantsusmaale või ja siis lihtsalt sõita mööda, lennata mööda kuskil Koska alla või midagi siukest. See oleks nagu üliäge. Aga juunikuus ehk tekib võimalus, et näiteks minna Islandile filmima. Et ma õde on hetkel seal ja siis ma saan ilusaid maastikuid. Jah, saame teha ringreisi ja lennata drooniga seal. Oota, need on need igavad metsakaadrid? Minu arust Islandil üldse pole metsi. Väga. Seal on jah suht siuke lage maa. Jah. Aga kas mõnda drooni nagu kindlasti kaotatakse droone ka nagu, ma ei tea, sa räägid Koses siin, et kas sa siukest asja ei karda, et jääbki kuskile sinna põhja? Kusjuures ma 2 aastaga pole siiamaani ühtegi drooni nagu ära kaotanud või nagu öelnud, et okei, nüüd on kõik, vaata, ma ei otsi rohkem, eks. Ma olen üldse selline, kes no, ei jäta oma babysid kuskile sinna vee põhja, vaata. Et näiteks Nublu muusikavideal ma pidin sellise kaadri tegema, et noh, kui te teate seda, siis alguses Nublu sõidab ühe Teslaga seal ja siis ta sõidab üle selle kalju ääre ja siis vette. Et seal mina pidin jäljendama seda kaadrit, kus ma siis lendan nagu madalalt seal on just see Paldiski juures see kallas seal ja sealt ma pidin nagu madalalt lendama ja siis nagu langema vee kohale ja siis edasi sõitma, aga mul oli mingi see teema, et oli mingi see kuduvihm ja siis vihm nagu sattus sinna just vastuvõtja vahele ja siis lihtsalt tõmbas drooni õhust nagu mootorid kinni ja siis pani otse vette, vaata. Et see oli kuskil, ma arvan, mingi 20-30 meetrit kaldast. Ja siis nagu, kuidas sa otsid seda, seal ei ole mingi GPS-i mitte midagi peal. Ja oligi põhimõtteliselt niimoodi, et Jaanil tuli selline idee,
et pildistaks kuskil 100 × 100 meetrit ruudu, kus ma umbes teadsin, et see droon on nagu tavadrooniga ära ja siis see tavadroonil see asi, et tal on iga pildi peal on, no ta salvestab mingi GPS datat või mingisugust asja. Ja siis ma õhtul kohvi kõrval ja siis vaatasingi mingi 1000 pilti läbi. Ja siis ma nägin ühel pildil oli siuke pisike nagu mingi, meenutas nagu mingi Skygami logo või midagi siukest, vaata. Et nagu ta on mustavari droon, vaata, ja mingi vetikate sees, no kuidas näed seda, eks ju. Vaatasin kuidagi, okei, suht tuttav ja siis ma zoomisin, ma ei teadnud, saatsin sõpradele, mis te arvate, mis see on, vaata, kas see on see nagu drooni moodi. Ja siis me kaalusime juba seda ka, et laseme mingi metalldetektoriga seal otsida ja muud sükest, et see on materjal ja drooni oleks olnud vaja, pluss selle Jaani uus kaameraga peale, siis mul on vaja seda vaata. Ja leidsite? Jah, otsisime mingi 2 päeva ja siis lõpuks ma laenasin oma isa need kalamehe saapad ja läksin järgi sellele. Ja kusjuures esimene päev oli niimoodi, et see oligi mingi novembrikuu ja siis ma reaalselt käisin mingi siiamaani vees seal mingi 45 minutit ja ma ei tea, kuidas ma haigeks ei jäänud, aga jah, see oli jah kõige pikem nii-öelda selline päästeoperatsioon, mis mul olnud on. Mulle tundub küll nagu nii tore töö, et saab nii palju õues olla ja looduses matkata ja otsida neid seal. Ja ma arvan, et nagu sa ise ütlesid ka, et kui sa alustasid selle videondusega, siis neid droone üldse ei olnudki. Ja mingi hetk, kui nad tulid, siis mingi hetk mulle tundus, et kõik ostsidki need endale, tegid järjest neid põllu- ja metsakaadreid, nagu sa siin irooniliselt ütlesid ka. Et tegelikult sellega annab teha ära nii palju ägedat ja see päriselt ongi omaette töö, mitte selline, kindlasti hobi korras ka, aga et sa saadki teha seda oma täiskoha tööna ja tegelikult võib-olla, kes kuulab ja nüüd leiab enda jaoks inspiratsiooni, siis me oleme siin omavahel rääkinud, et tegelikult ju käiakse drooniga ka aitamas inimesi otsida, kes lihtsalt tahab ka nagu head teha. Et kas sa oled ise käinud või on sul plaanis minna? Ma ise käinud ei ole, aga ma plaaniks ikka, et minust see sihtasutus mingi kadunud, et ongi sihtasutus kadunud vist. Jaa, midagi sükest, et nemad said koostöös drone.ee-ga endale sükse drooni, millel on siis väga jõhkra zoomiga kaamera ja siis minust on soojuskaamera ja mingid sükesed sensorid. Ja siis nad saavadki nagu lennata ja siis näha siis kas loomi või inimesi, kui nad on nagu kadunud. Et see on nagu väga efektiivne viis, kuidas nagu inimesi leida ja minust Jaan on isegi käinud nagu otsimas. Aga see tundub väga selline tänuväärne ja äge asi, mida teha. Nii palju võimalusi ja väikse tehnika. Ma kujutan ette, et see on väga rewarding, kui see tänu sinule vaata nagu leitakse. Et saab inimene oma pere juurde tagasi. Siin lõpupoole me räägime alati müütidest. Kas sul on alustuseks võib-olla endal mingit sellist eelarvamust või müüti öelda, mida selle drooni maailma kohta arvatakse? Või drooniga sõitmise. Äkki see, et kas droonipiloot on sama hea kui tavaline piloot? Kas pult on sama või? Ei, ma ei tea. Oskaksid siis lennata lennukiga? Aga kusjuures nagu see huvi nagu lennunduse sükse vastu oli nagu, kui ma nüüd meenutan, siis me väiksena mu isa ostis ja ehitas täiega neid mingi tuulelohesid ja siis me nagu lennutasime neid täiega lihtsalt. Ja siis mul meenub üks seik, kus isa mul lennutas ikka nagu päris kõrgel ühte tuulelohet, kui sa praegu nagu mõtled, et okay, see oli nagu ikka väga kõrgel. Et nagu lennuamet, et luba on või? Luba on. Et sa mõtled, et okei, tänapäeval oleks küll nagu no, vaata. Aga jah, minust mul on ikka veel, kus me panime selle tuulelohe külge ühe sükse seebika ja siis me tegime enda nagu majast pilti. Ja siis oli nagu, ma arvan, see oli nagu üks esimesi. Droone, mis oli. Jaa, no kindlasti esimene ei olnud, sest ma tean, et mingi 90-ndatel nad ju pildistasid niimoodi, et nad panid kaamera mingi selle heeliumpalli külge või mida sükest. Ja siis nad tegid pilti nagu. Et see oli nii-öelda kunagine droon, et ilma propellerit. No me ise panime selle, et
et lihtsalt osta droon ja lenda, et see nagu ei nõua tegelikult mingeid eeloskusi, teadmisi, uurimist. Oleneb, mis droon, tavadroon on nii lihtsaks tehtud, et nagu see on täiesti nagu võimalik. Ja ta on nii turvaline, et ta nagu näiteks kui sa lähed kuskile mingi sõjaväebaasi kõrvale ja üritad seal õhku tõusta, ta nagu ei lasegi, vaata. Sul on mingi spetslubasid vaja. Et ta on nagu üsna lollikindel, et igasugused mingi sensorid värki, aga nagu see, mida mina lennutan, see nõuab kõvasti tööd ja harjutamist. Et see nõuab ikka mingi 20 tundi vähemalt simulaatoris enne, kui sa saad nagu enam-vähem nagu aru sellest, kuidas ta nagu lendab. Niimoodi, et sa kohe esimese asja nagu vastu maad või vastu puud ei lenda. Mina üldse ei teadnud seda, et saab harjutada niimoodi kuskil programmis, et ma mõtlesin, et sa pead hakkama katsetama ja see säästab väga palju raha. Tundub tegelikult väga loogiline, jah, et nii on. No aga sina ei ole nagu käinud kuskil ülikoolis ega midagi seda õppimas. Mida sa ütled julgustuseks? Noh, sa oled ise ka noor inimene, on ju, aga sa oled ikkagi nüüd juba jõudnud päris kaugele, et kuidas neid esimesi samme ette võtta, kui on huvi selle drooninduse vastu, et kas sa teed inimesi, keda soovitada, kelle poole pöörduda, mingeid lehekülge asju, et üldse nagu, kuidas see esimene samm olema peaks? Nagu drooninduse pole. Noh, kuuldamisoskust tuleb väga kasuks, aga ma ei tea nagu, et ma üldiselt, kui mulle nagu kirjutatud, et kuidas nagu alustada sellega, siis ma olen alati, et ma saadan kogu aeg ühe sama nagu lingi, et üks piloot, kes on nagu teinud sükse nagu listi, et mis järjekorras sa nagu seda tegema pead, et sinna nagu jõuda ja mis jupid ja muud süksed, et see on ikka nagu ajakohane, et ma olen üldiselt nagu ikka vastu tulnud, vaata, et kui keegi nagu küsib, et kui Eestist keegi tahab nagu lennutama hakata, nagu kirjutage nagu mulle, ma võin nagu öelda, mis seal nagu teha või on. Ja kindlasti liituda näiteks siukse grupiga Facebookis nagu FPV Racing Estonia ja igasugu välismaa gruppidega. Ja siis sealt saab nõud. Ja siis suviti seal Tabasalu kandis nad lennutavad ühe siukse põllu peal, nimetatakse kollaseks ja seal on nagu käivadki inimesed õhtuti või päeval nagu lennutamas nagu droon ja see on nagu full on nagu see drone racing, mingi community käib seal tegemas ja talviti Saue hobisoonis ehitatakse ka mingi siserada ja siis seal lennutatakse neid pisikesi, et ma käin seal ka oma skill'e lihvimas nii-öelda. Nii et võimalusi on tegelikult palju, tuleb lihtsalt otsida ja uurida ja ise katsetada, et tegelikult tuleb lihtsalt olla ettevõtlik. Jah, see on täitsa siuke omaette maailm, ilmselt siin annaks veel minna mingite erinevate nurkade. Väga tehniliseks minna. Aga me ei saaks neist aru. Tehniliseks pole mõtet hakata minema. Aga väga tore, et sa olid valmis meil siia kaamerat oma arvuti tagant sealt nurga tagant istuma, et tõesti väga põnev on selle maailma kohta kuulata ja ma loodan, et keegi sai ehk inspiratsiooni natukene midagi põnevamat see drooniga peale hakata, kui on juba kodus olemas. Aitäh sulle! Aitäh! Ja kohtume järgmises saates. Kuulmiseni!